Tere õhtust! Kell on saanud siis 6 ja võtan vastu jooksvalt veel liitujaid. Räägin täna natukene Põltsamaa valla korraldatud jäätmeveo uuest perioodist, et vaatame üle jäätmeliigid, mis saavad olla hõlmatud ja siis nõuded ka teenindamise osas. Mina olen siis Ingrid Viks, olen siin Ragn-Sellsis töötanud pea 13 aastat, ka eelmise enne praegust jäätmeveo perioodi olin natukene hõlmatud ka Põltsamaa jäätmeveoga. Aga sellest ajast on palju muutunud. Ehk siis nüüdne uus korraldatud jäätmeveo periood algab siis 1. juuni, see on mõne nädala pärast ja hõlmatud on siis kogu Põltsamaa valla haldusterritoorium ja kõik, kes on tegutsevad või omavad kinnistut. Meie klienditeeninduse kontaktandmed on siis telefon 606 0439 on leitav meie poolt välja saadetud dokumentidelt ja kodulehelt ning ka info@ragn-sells.ee on siis üldaadress, kuhu võib kirju saata. Niisamuti lisaks tänasele veebi õhtule on plaanis teha ka nii-öelda kliendiinfopäevad koha peal, kuhu saab siis kohale tulla, kes soovib näiteks paberlepinguid meile tagastada või on veel küsimusi, et siis 1-6 oleme kohal, kuigi asukohti täna nüüd veel öelda ei oska, 3 päeval võib-olla on ühes asukohas, võib-olla erinevates, näiteks Puurmani alevikus või siis ainult Põltsamaa linnas, et selle info edastab siis kohalik omavalitsus oma kodulehel või siis ka seal FB Facebooki kanalis, et tasub neid jälgida. Ma arvan, et need asukohad avalikustatakse pigem alates kolmapäevast. Et siis jälgige reklaami. Korraldatud jäätmeveoga täna on hõlmatud segaolmejäätmed, paberkartong, toidujäätmed, köögisööklajäätmed biolagunevad ja valikuliselt segapakend. Nüüd uuest jäätmeveo perioodist muutub segapakend nii-öelda kohustuslikuks, et on võimalik koduväravast pakendid üle anda ja lisandub ka haljastujäätmete üleandmise võimalus, suurjäätmete üleandmise võimalus, niisamuti klaaspakendid ja tekstiilijäätmed, ehk siis kokku 8 liiki. Nii. Mahuteid selleks, et need jäätmed eraldi liigiti koguda, on võimalik meilt rendile võtta, on võimalik välja osta, võib osta ka ehituspoodidest või jätkata renti olemasoleva mahutiga, et näiteks olete praeguselt vedajalt võtnud rendile mahuti, nii et sellega võite jätkata. Et oluline on, et see mahuti on nii-öelda standardne, mis tähendab, et kuskil maast servani on circa 86 sentimeetrit. Et mõnel juhul loodetavasti aina vähem, aga poes, mis on müüdud, on nagu madalamad ja need ei haaku siis selle tõsteseadeldisele. Nii et alati jälgige, et ta oleks siis see konteiner kuskil puusani vööni, et 86 sentimeetrit, et siis on ta nii-öelda standardne. Siis kui näiteks enne jaanipäeva avaldate soovi, et soovite rendile võtta mahuti, siis me toome selle kohale tasuta, lisaks kuni siis augusti lõpuni on mahuti rentimine 0 eurot. Loomulikult, kui nüüd ka peale jaanipäeva avaldate soovi võtta kasutusele mahuti, et
hakata täiendavalt liiki eraldi koguma, siis ka selle toome tasuta ning rendiperioodil meilt renditud konteineri me vahetame suurema väiksema vastu samuti tasuta. Seda on nagu selles mõttes hea kasutada, et mitte kohe välja osta kasti, et kui ei ole praktikat, kui palju jäätmeid tekib, näiteks nädala või 4 nädala jooksul, et siis on hea mahuteid, no ütleme näiteks 3 kuud kasutate ja avastate, et näiteks biojäätmetele 80-liitrine on liiga väike, et siis saate ringi vahetada, näiteks kortermaja juures või pakenditega täpselt samamoodi, et mahuti võib jääda liiga väikseks või liiga suureks. Siis, kui nüüd jäätmeliikidega edasi minna, siis paberi ja kartong, mida ka täna ütleme kortermajad koguvad eraldi, siis ka eramajad võivad liigiti koguda või viia näiteks jäätmejaama või avalikesse mahutitesse, kui paberi jaoks sellised on territooriumil olemas. Mahuti tühjendamine on tasuta ehk siis 0 eurot ja sobivad, no ütleme kortermajade puhul võivad ka süvamahutid olla, aga siis kõige väiksem võimalik kasutatav mahuti on siis see 80-liitrine konteiner. Selle rent on 1,75 meil, see on koos käibega kuus ja samaväärne on ka 140-liitrine mahuti, et see 80 on võib-olla, ta on nagu kitsas, et kui sinna satub näiteks lainepaberist või lainepapist kartongkarpe, siis nad võtavad nagu väga palju selle või väga ruttu ruumi enda alla, nii et sinna ei mahu nagu eriti midagi. Aga paberit võib, ütleme, mahutit tühjendada siis kas kord kuus või ka kord kvartalis ehk siis kord 12 nädala jooksul. Nii et paberiga, kui ta on konteineris kaane all, temaga ei juhtu midagi, et oluline on, et see paber oleks kuiv ja puhas, et siis on võimalik seda materjalina taaskasutada ja ütleme, kui ta on nüüd vettinud ja rasvane, et siis pigem panna ta segaolmeprügisse, mitte paberikasti, sest neid ei saa taaskasutada toiduga koos näiteks või et see läheb sorteerimisliinilt nagunii, korjatakse välja. Nii et ja mõnel puhul on näiteks, et kilekotti pabereid kasutada, siis ma pigem soovitan mitte, sest kile ise on paberi hulgas võõris, ehk siis ta on nii-öelda sobimatu jäätmeliik, et teda ei saa nii lihtsalt, ta läheb staatilise ütleme liini peal, teda ei saa paberi küljest kätte nagu, et ta nagu kleepub staatilise sellise, kuidas ma ütlen, energiaga nagu sinna kokku. Nii et vältige kilekotte pigem mahuti või siis paberkotiga, aga siis peab jälgima jälle, et need jäätmed ei jääks ütleme vihma või muude sademete kätte, et ta oleks kuiv ja puhas. See on kõige olulisem. Siis kui te tahate visata paberkasti näiteks vanad raamatud, siis eemaldage nendelt kaaned ja kaaned pange segaolmejäätmete hulka, sest kaaned sisaldavad nii palju erinevaid materjale, liimid, seal on kangas teinekord vahel ja erinevad, ütleme paber, siis on seal kartong, et seda paberimaterjalina ringi töödelda on keeruline. Võimalusel kindlasti ütleme, kui on lainepapis karbid või kartongkastid, siis eemaldage foolium, kile, plastik, kõik nagu siuksed võõrised võimalusel. Ei maksa muidugi üle mõelda, et täiesti puhtaks, ma ei tea, ümbrikutelt kileaknad näiteks ära või et lihtsalt nagu nii palju kui mõistlik on, et selline suurem võib-olla eemaldada suurem teip või miskit. Nii et mida puhtam materjal, seda kiiremini saab teda taaskasutada.
Munakarpe paberisse ärge visake või ärge koguge, oleks õigem vastata, et pigem need siis biomahutisse või kasutage tule süütamiseks, sest munakarp on nii-öelda selle paberi taaskasutuse või selle ringluse viimane ots, sellest enam midagi teha ei saa. Nii et kõik paberist munakarbid, siis ärge neid paberisse pange. Edasi biojäätmed, toidujäätmed siis. Me kasutame lühendeid samamoodi, et meile on jõudnud küsimused majja, et mis see tähendab. Näiteks nagu paberi puhul on meil VP, mis on siis nii-öelda vana paber, veopakend, et me kasutame sellist lühendit, mis on siis arvel ja ka lepingul leitav ja teenuste juures, kui me kirjutame. Bio on siis nii-öelda biolagunevad köögisööklajäätmed ja nende, ütleme, selline liigiti kogumine algab 1. septembrist, küll aga kellel täna juba on biojäätmete vedu olemas, siis see ei katke, ütleme 3 kuuks, vaid sellega me läheme rõõmsalt edasi. Kui te ei ole veograafikut saanud, siis andke kindlasti teada. Biojäätmete mahuti tühjendamine on tasuta 0 eurot ja vähemalt 14-päevase välbaga siis peaks ehk üle nädala see vedu toimuma. Ja kui on sügis, kevad, talvperiood, eks ju, 1. oktoobrist 30. aprillini, siis omavalitsus võib lubada ka harvemat vedu ehk siis kord 4 nädala jooksul. Et olenevalt talvest võib see osutuda problemaatiliseks, aga seda peab siis läbi katsetama, et on hea, kui see biokonteiner ei ole servani täis, et seal on parem, kui ta jääb kas pooltühjaks või ütleme 3/4 tühjaks, et talvisel ajal eriti aitab see nagu säästa sellist ületäituvust juhul, kui jäätmed jäätuvad konteinerisse, neid enam kätte ei saa. Et ei aidanud ka vooderduskoti kasutamine, sest see kondents ja soojus, see kõik mängib oma rolli, nii et -16 sel talvel siin Ida-Virumaal jäetas kõik kinni. Nii et jah, et ääreni täis ei maksa koguda. Ja suvel siis, kui 14 päeva veosagedus jääb liiga pikaks, siis iga nädal vedu on võimalik, aga siis andke teada. Võimalusel näiteks eramajades või ka väiksemad kortermajad, seal 1, 2, 3, 4 korteriga äkki, et on võimalik kompostida. Toidujäätmed siis peab kompostima tiheasustusalal vähemalt kinnises mahutis ja hajaasustuses on aunas võimalik siis neid kompostida. Ja kaubanduses on erinevaid kompostreid olemas, et kui te kompostite, siis loomulikult neid jäätmeid meile üle andma ei pea, küll aga siis sellest peaksite meile teada andma, et me võtame nii-öelda biojäätmete veograafiku maha. Nii, meil on üks küsimus, käsi on püsti. Kas te saate kirjutada küsimuse, et siis ma saan nende küsimuste juurde tagasi tulla mõne aja pärast, näiteks me räägime üle, et sellest ei ole midagi. Kui te soovite vooderduskotti, siis andke sellest meile teada. Tänapäeval on kaubanduses ka väga palju täielikult biolagunevaid kotte müügil. Ütleme 140 liitriseid olen näinud, 240-seid mitte. Aga et saate ise vooderduskotti paigaldada, kui te peate seda vajalikuks. Et vooderduskott on nagu kasulik siis, kui te need toidujäätmed panete lahtiselt pakendamata konteinerisse. Ise kasutan oma kodus seda varianti, et pakendan nad väiksematesse biolagunevatesse kottidesse ja siis lähevad konteinerisse. Et
see suvi saab olema täispikk, et vaadata, kuidas see töötab, kuidas see toimib. Täpselt samasuguse veosagedusega nagu Põltsamaa vallas siis 14 päeva. Et kuna see vooderiskoti paigaldamine peale tühjendamist on tasuline teenus, siis automaatselt see teenus ei jookse peale. Nii. Siis jäätmed võite siis sinna mahutisse panna paberkotis või siis lahtiselt. Ja ma usun, et see praktika on ka täna täitsa toimib ja on olemas. Nii et ütleme tavalised kilekotid, et saiakotid ja poes on need krabisevad sangadega kotid köögivilja pakkimiseks, et need ei sobi, need ei ole biolagunevad. Need pigem siis raputage need jäätmed sinna konteinerisse ja kilekott läheb siis segaolmeprügisse, kui ta on väga määrdunud, eks ole. Ja toidukarbid ja isegi ükskõik missugused biolagunevad sööginõud, et ärge neid sinna toidujäätmete biomahutisse pange. Nad lagunevad natukene teise protsessiga kui toidujäätmed ja siis nad jäävad lihtsalt sinna nagu tekitavad pigem probleeme, sest toidujäätmetest saab teha mullaparandusmaterjale, väetist ja näiteks ka mitte biogaasi. Nii et igasugune, tänapäeval on juba käinud ka uudistest läbi see teema, et biokotte üldse mitte kasutada, et pannagi jäätmed mahutisse lahtiselt. Et meie veel ei ütle, et ei tohi biolagunevaid kotte kasutada, et pigem ka Eesti tootja, kes neid biolagunevaid kotte valmistab, ütles, et need lagunevad kiiremini, kui algul oli arvatud, et 3-4 päevaga on juba nad kadunud, kui saab sooja ja kõik see käärimisprotsess ja kõik toimib. Nii et neid nagu kartma ei pea. Nii et me ei ütle, et ei tohi kasutada, et kindlasti kasutage, peaasi, et on mugav ja suvel ka konteiner puhas. Nii, kas ma saan siit edasi? Ma otsin oma hiire ülesse. Ahah, nii. Edasi biolagunevatest on meil aiahaljastujäätmed. Need on nüüd 1. maist alates 30. novembrini võimalik siis ära vedada 150-liitrised näiteks jäätmekotid. Võivad olla biolagunevad, ei pruugi, sest biolagunevad jäätmekotid ei kannata väga kaua päikest. Nii et need võivad hakata aianurgas või seal tee ääres lagunema, enne kui veokord kätte jõuab. Biolagunevate aiahaljastujäätmete äravedu on tasuta, 0 €, kuupmeeter on 1 sent. Nii et isegi kui te kasutate näiteks spetsiaalselt selleks konteinerit, näiteks 240 või 660, et te panete sinna näiteks sügisel lehti, suvel võib-olla muru, et siis nad ei pea olema seal kotis, oluline, et nad kastist välja tulevad. Ja et siis kord kuus on veoring ja saate need üle anda, lihtsalt te peate meile siis teada andma, kui palju jäätmeid üle annate, kas konteineriga 1 tükk, mis jääbki meil andmebaasi, või siis, et jäätmekotte, et kui palju, 10, 5, 20, eks ole. Ja pange kotti ja sinna konteinerisse sellised pehmemad jäätmed, et näiteks niidetud muru, väiksemad oksad, lehed, taimed, et hekipügamisjäägid, mitte neid suuri raskeid oksi võib-olla, et õunapuu võtate maha, et pigem selline puidumaterjal siis kütteks, kui vähegi võimalik. Nii et kompostimisse viiksime siis pehmeid jäätmeid. Kui toidujäätmetesse juhtub, et viskate seal elu lõpetanud potilille või natukene, ütleme, rohimise jäägid, et seda ei tule niimoodi, et on 150-liitrine kott, et sellest pole midagi. Kui ta on toidujäätmete seal sees, on kõik hästi. Aga kui seda tekib rohkem, siis saate selle suveperioodi jooksul need üle anda eraldi jäätmekotiga või konteineriga.
Võtan varsti küsimused ette, paar tükki on juba tulnud. Nii, suurjäätmed on samuti jäätmeringiga, küll aga suurjäätmete kuupmeeter on siis 3,56 € ja veoringe me teeme siis kvartalis. Nüüd kõige lähem on juulis ja siis oktoober, jaanuar, aprill. Täpset nädalat või nädalapäeva me täna veel öelda ei saa, aga selle me kindlasti ütleme tellimuse esitamisel või hiljemalt siis enne vedu me lepime kokku ja anname teile teada. Nii et samamoodi annate meile siis tellimusel teada, mida, kui palju te üle tahate anda. Näiteks 4 diivanit, 2 voodit, et me teaksime arvestada siis, kui mahukas on see veoring, et kõik mahuks peale või me peame nagu erinevatel päevadel vedu tegema, et need jäätmed ei jääks lageda taeva alla liiga kauaks. Ja kui jäätmed välja toote, et siis kindlasti jälgida enam-vähem pilguga, et noh, kõik ei pruugi teada, aga mis siis, kui näiteks jäätmetel tuleb kraanauto järgi, et need mööbel ei jääks nagu elektriliinide alla või kuskile puude põõsaste vahele, teinekord on väravaaugus, eks ju, või et aias sees kuskil, et neile peab olema ligipääs võimaldatud, sest reeglina käsitsi diivaneid ei tassi väga pikalt. Ja jäätmetena võib siis üle anda mööbliesemeid, vaipu, madratseid, kardinapuid, kraanikausse, selliseid suuri jäätmeid, mitte nüüd ehitusjäägid, eks, et suured vaheseinad või mis iganes, et pigem selline mööbel, mida võib ka jäätmejaama viia, aga lihtsam on siis seekord tellida kodu juurde. Kindlasti autoromusid mitte üle anda ja rehve, need ka kindlasti ei ole suurjäätmed, mis sest, et nad on mõõdult suured ja võib-olla ei mahu segaolmejäätmete konteinerisse. Elektroonikaseadmed, pesumasinad, külmkapid või telerid, et need on kõik jäätmejaama teema. Elanikkonnalt jäätmejaamas võetakse enamus asju vastu tasuta. Et pigem see ja suurjäätmete, kui me nüüd arvel kajastame teenuseliike, siis seal on ees LKM ehk liigiti kogutud materjal. See on, ütleme, see ei ole selline, mis nagu üle Eesti on kasutusel, aga see on meie eripära, et me suudaksime teenused üksteisest lahutada. Siis põnev teema selles mõttes, võttes arvesse tagasiside ulatust ja mahtu, on segapakendid. Valla territooriumil on olemas avalik taaskasutusorganisatsioonide poolt võimaldatud, paigaldatud mahutipark ja see ei kao veel kuskile, küll aga võivad nad muuta asukohta. Ehk siis jah, et kindlasti mingil määral te saate sinna ka viia või siis on mõeldud see külastajatele, et see on selles mõttes natukene uus praktika, aga korraldatud jäätmeveoga on teil võimalus nüüd pakendid anda üle kodu uksel, sisuliselt värava taha, panete konteineri või kollase kilekoti ja selle äravedu on 0 €. Kui te kasutate konteinerit, siis olenevalt suurusest mahust võite konteineri tühjendamist tellida kas või kvartalise sagedusega. Et kuigi pakendit tekib palju, et tegelikult kõik, mida me ju poest koju toome, on kuskile pakendatud. Nii et neid plaste ja selliseid kilesid on hulk jagu, nii et võib-olla kord kuus on täitsa piisav sagedus. Sinna siis segapakenditesse siis plastpakendid, metallpakendid, tetrapakendid, piimapakid, koored, mitte nüüd kilepakend otseselt selles mõttes, et see pakend peab olema puhas ja hapukoore seda kilepakendit
pesta on võimalik, aga ei juhtu ka midagi, kui te panete selle segaolmejäätmetesse. Et see pakendi pesemisega, sellega peaks pigem soovitan võtta nagu rahulikult, et mitte üle pingutada, et te kindlasti ei pea pakendit pesema ka seebiveega. Et huvi pärast katsetasin näiteks õlipudel, mis on ka hea plast iseenesest, aga ta on määrdunud, olenemata sellest, et kasutasin keevat vett ja pesuvahendeid, et noh, et viimase hulluseni, et aga ikkagi on näha, et ega see õlipudel puhtaks ei lähe, mistõttu piisab, kui nõrutate, et seda õli sinna sisse ei jää, mis nagu kokkupressimisel võiks teisi materjale seal määrida, et nõrutate tühjaks ja see on väga okei. Et kuum vesi ei aita lihtsalt. Ja inimesed, kes kasutavad näiteks pakendikotti, siis ja ka konteineri puhul on väga hea, kui te saaksite pakendeid erinevaid kokku suruda, enne kui mahutisse paigutate, et tetrapakenditel toimib. Mingisugused plastik viinerikarbid, need saab üksteise sisse panna, et noh, samaliigilisi. Need kokku murda on võimatu. Nad lihtsalt ei säilita seda vormi, mida te tahate anda. Et selles mõttes jah, erinevad pakendid muidugi, kui on korgid ja asjad, et siis ka kindlasti korgid saate peale jätta. Tetra mahlapakendid näiteks õhust tühjaks, kork peale. Ja pakendikotiga on nüüd see teema, et kui teil oli praegune teenusepakkuja, siis tema veab veel jäätmeid 31. maini. 1. juunist peaks see teenus siis tulema meile, et me hakkame teile seda teenust edasi pakkuma. Saatsime graafikuid, paljud said võib-olla 80-liitrise konteineriga selle graafiku ja lepingu, siis kindlasti, kui te tegelikkuses konteinerit ei kasuta, siis andke meile sellest teada, me parandame andmed ja me ei tea, kas maikuu viimase teenusega te saate uue kollase koti või mitte. Igal juhul me saadame selle välja, kellel meil on teada, et olid vahetunud mahutid või siis andke meile ise teada. Niisamuti kliendiinfopäeval on võimalik pakendikott saada, et edaspidi siis jäätmeveopäeval autojuht jätab uue pakendikoti postkasti ja kui te kasutate, pakendit tekib nii palju, et näiteks kord kuus te annate üle 2-3 jäätmekotti, siis 2-3 muud kotti saate ka asemele. Et täpselt sama palju, kui teil on vaja. Autojuht jätab. Nii, siis jah, et pakendid siis puhtad, eks ole, ei pea puhtaks küürima, hambapasta tuubid. Ma ei ole neid nagu, mäletan, kunagi oli, kui see liigiti kogumine tuli alles, et siis kuskil telesaates lõigati tuub lahti ja pesti puhtaks. Ma ei ole seda teinud, et samamoodi, kui te saate ikkagi suurema osa sellest materjalist sealt välja, pastast, siis saate panna ta pakendisse. Ja kui on näiteks ka kohupiima topsid, millel on need paberiümbrised ümber, siis selle kartongi võite sealt ära võtta ja vana paberisse panna, kui te kogute neid eraldi. Ja kui mitte, siis pakend on pakend, siis koos selle paberiümbrisega siis pakendi mahutisse. Nii, edasi tuleb meil ka klaaspakend. Nüüd on, ma usun, et seni te võisite vist nad isegi kokku koguda kilekotti või oli ka roheline kilekott ja avalike kastidesse viia. Aga nüüd on võimalik kortermajadel vähemalt ja siis ettevõtted, asutused, kus seda klaaspakendit ehk siis pudelid ja purgid tekib,
et on võimalik võtta siis konteiner kasutusele näiteks kuni 240, mis ei ole siis väga raske. Just mitte et ise vedada edasi-tagasi väravani ja tagasi, vaid see, et tühjendamisel see serv ei murduks, sest klaas on väga raske. Kilekottidesse klaasi koguda on natukene ohtlik, et just need, et killud ja kõik muu, et mahuti on mugavam ja võimalusel võtke need korgid ja kaaned siis pudelite purkidelt ära ja need saate panna siis segapakenditesse, konteinerisse või kollasesse kotti. Ja kuna klaas on hästi ringlusse võetav materjal, siis kindlasti kutsun üles seda klaasi eraldi koguma, et on mugav oma aiast, maja juurest seda ära viia. Siis on uus jäätmeliik üldse Eesti mõistes ka on meil tekstiil. Samuti arvel võib kajastuda see LKM ehk liigiti kogutud materjal. Ja tekstiilijäätmete kuupmeetri äravedu on nagu suurjäätmetel 3,56 € on kuupmeeter ja kvartalis teeme vedusid jaanuar, aprill, juuli, oktoober. Riiete osas need tekstiil, te võite ka jalanõusid ära anda selle veoringiga, aga need riided ja jalanõud peaksid olema siis korralikud, et neid oleks võimalik taaskasutusse suunata või korduskasutada. Et kui nad on ikkagi räbalad, katkised, siis ei juhtu midagi, kui nad on segaolmeprügis ja lähevad edasi siis põletusse. Et nendega ei ole nagu tõesti mitte midagi teha, sest täna ei ole ka Eestis sellist tehnoloogiat, et me materjali kaupa nüüd tekstiili laiali sordiksime ja erinevatesse siis tööstustesse edasi suuname, et vilja, puuvilja, sünteetika ja nii edasi. Nii et tänastel võimalustel pakendage kilekotti, andke meile teada, mitu kotti siis üle annate ja autojuht viib nad siis veopäeval minema, veopäeva taaskord anname teada kas tellimuse esitamisel või siis helistame tagasi, vaatame, võib-olla mahud on niivõrd suured, et ennustatud päevaga ei jõua ära teha, et siis ütleme teile uue ära. Tõenäoliselt sätime samale nädalale või järgmisele päevale, aga siis täpsustame. Nii et katkised riided jalanõud siis segaprügisse nagu seni. Ja viimane jäätmeliik, mis siis kõigest üle jääb, on meil segaolmejäätmed ehk siis OP nagu olmeprügi. Ja idee poolest, kui kõik nüüd välja sortida, pakendid, paberid ja peod, siis tekib küsimus, et mis ma siis sinna segaolmeprügi konteinerisse panen. Et ei ole seda ka kassiliiva kõigil, eks, või CD-plaat ära visata, nii et ütleme tiheasustusalal see 1 kord 4 nädala jooksul võib-olla on liiga palju, et siis kindlasti tasub üle vaadata, milline mahuti on kasutusel. Kas seda on võimalik näiteks teil on 660 konteiner segaprügi all, siis see võtta kasutusel näiteks pakendikonteinerina ja segaprügi jaoks võtta kasutusel näiteks 240 konteiner või väiksem, et täpselt kuidas siis see vajadus on, et mida harvem või mida väiksem mahuti, siis seda soodsam kindlasti see segaprügi vedu on või teenus. Ja kui on biojäätmete kompostimine tagatud või siis te annate biojäätmeid üle, siis on võimalik ka kord 12 nädala jooksul, praktiliselt kord kvartalis, seda veosagedust harvendada. Ja hajaasustuses siis ongi võimalik, on lubatud kuni kord 12 nädala jooksul vedu teostada. Ja kui on muul põhjusel, ma kujutan ette, et mitte nüüd kompostimise pärast just, aga võib-olla see, et te liigiti kogute materjali nii palju välja, et teil tiheasustusalal oleks vaja näiteks üle nädala
et siis vallavalitsus annab loa tiheasustusalal ka harvendada seda olmejäätmete vedu siis. Nii et siis tasub pöörduda sinna kohaliku omavalitsuse poole. Nii et jäätmetest on see enam-vähem kõik. Ma korra vaatan küsimused. Kui kodus kompostida biojäätmete veost seetõttu ka loobuda, siis meile kompostritest pilte esitama ei pea. Ma tean, et erinevates piirkondades on omavalitsused nagu kogunud need nii-öelda tõendusmaterjale, et kas selleks on mingid keskkonnad loodud või siis lihtsalt oodatakse meili teel neid fotosid. Aga meile kui vedajale ei pea seda saatma. Täna on niimoodi, et pigem annate meile teada, et teil on kompostimine olemas ja siis biojäätmete veo me tühistame. Ja siis sügise poole, kui ka omavalitsus saab ütleme selle järelevalve tegevused tööle, ütleme, peaks tulema see kompostimise programmi liides ja nii edasi jäätmevaldajate registrist, et kust need andmed meil ka pärinevad. Et kui selle saame tööle, et siis on nagu omavalitsusel võimalik teha järelevalvet, et kontrollida, kas kompostimine on olemas või ei ole. Ja kui te kompostite, siis see ei tähenda, et te ei tohiks toidujäätmeid eraldi mahutiga üle anda. Näiteks kui talvel kompostimist ei ole võimalik teostada, siis võib alati jäätmeid üle anda. Kui talvel on kompostimine toimiv, ilma nagu oluliste tõrgeteta, siis ei pea jäätmeid üle andma. Et selles mõttes ei ole keeldu ega piirangut. Siis, kas vana plastikust dušinurga saab suurjäätmetena üle anda? Kui ta on lahti võetud, no iseenesest oleks ta justkui ehituskäigus tekkinud jääde, aga ma arvan, et kui need on plastuksed, et vast ikka. Et jah, sest erinevates omavalitsustes näiteks jäätmehoolduse eeskirjad on selles mõttes väga hea lugeda, et seal seletatakse teinekord suurjäätmed lahti, sest erinevates omavalitsustes on see, ütleme, mõiste lahti seletatud erinevalt, et mõnel puhul tohib, mõnel puhul ei tohi, et kindlasti ma arvan, et see ei ole probleem. Nii, kas segapakendi vastuvõtmisel on ka maksimumkoguse määr, mida vastu võtate? Segapakendil põhimõtteliselt ei ole, sellepärast et kuskil 70-80% sega üldse olmejäätmete mahust on ju pakend, et kui te soovite 5 kotti, näiteks eramajas 5 kollast kotti üle anda, siis see on täiesti okei. Ja kui on näiteks suur kortermaja ja seal on 4-poolene kast või on 5-kuubine süvamahuti, siis see ei ole nagu keelatud, et võib küll. Nii et ma arvan, et võib-olla see on ka mõeldud eramajade puhul. Segapakendi kogumine on 0 eurot ja selles mõttes, kui ei ole veopäeval pakendikotti välja pandud, siis on tõesti tühisõidu oht. Ehk siis, kui pakendikotti veopäeval, näiteks teid ei ole kodus sel päeval, siis te saate meile vähemalt 2 tööpäeva ette teatada ja näiteks me muudame siis veopäeva, pakume teile midagi järgmist. Või siis, kui satubki nii, et see järgmine graafikujärgne päev, siis lihtsalt me ei tule siis sel kuupäeval, kui teist lahendust ei ole ja teil on võimalik näiteks pakendeid koguda veel ühe lisakoti sisse. Et tühisõitu ja pigem andke see info ette teada, et auto ei peaks üldse tulema, sest tühisõidu puhul on see, et see ei ole arvestatud tänavakaupa, vaid see on arvestatud nagu iga jäätmeteke koha ehk konteineri lõikes. Nii et kui üks konteiner
ei ole väljas, siis on ta tühisõit, mis sest, et auto pikal tänaval sõidab edasi-tagasi. Klaasimurd, kas see siis tähendab seda, et see on klaasimurd? Ikkagi ma mõtlen, et klaaspakendid on silmas peetud, et ta on katkine äkki või kui ehitusklaasi mõtlete, siis ehitusklaas on pigem jäätmejaama teema. Ehitusklaas tuleb eraldi näiteks need kasvuhooneklaasid ja sellised aknaklaasid, et need jäätmejaama kindlasti. Et neid saab eraldi koguda ja eraldi käidelda. Aga katkised klaaspurgid, pudelid ikka võib panna pakendisse, et need ei jää niikuinii terveks. Nii, autoklaasid kindlasti ei ole klaaspakendi teema. See on ka see autolammutusjääk, et jälle jäätmejaama. Enamus jäätmejaamu võtab vastu, tasub alati uurida üle ka. Riiete koguse mõõtmine kuupmeetrites on tegelikult visuaalne tegevus, nii nagu ka mööbli puhul, et mõõdulindiga keegi kallal ei torma, aga enam-vähem, ütleme, kui on 100-liitrine kott, et siis kilekottidel reeglina ei ole mahtusid peal. Kaubanduses on ta 35, on ta 60 liitrit, aga niimoodi auto sinna kutsume seda koluks, see koht, kuhu nüüd jäätmed sisse kukuvad, et selle järgi autojuht oskab hinnata, et umbes 1 kuupmeeter sinna läheb ja kui ta nüüd need jäätmed sinna sisse paneb, ütleme need, või siis kui tuleb mitte pressauto järgi, näiteks madelauto, siis nad hindavad visuaalselt, jah. Et mitte nii, et on 100-liitrine kott ja kirja pannakse 1 kuup, eks ju, et 3,56, vaid ikka, et 0,1 või siis pool kuupi, kuidas iganes, et oleneb, mitu kotti on. Ja kui te teate täpselt, et panete 150-liitrisesse kotti, siis nii ongi. Puutuhk, õline plastikpudel, nii. Puutuhk on nüüd kui seda tekib väheses koguses, et ei ole tegemist nagu katlamajaga, siis koduses majapidamises pakendate, jahutate tuha maha, pakendate kilekotti ja seote kilekotti kinni, et lahtiselt kindlasti mitte konteinerisse panna seda tuhka. Et seda on endal ebamugav teha, ohustate tervist, tuhk võib silma lennata tuulega, mis iganes, ja ka autojuhi tervist, sest kui see tuhk on lahtiselt konteineris ja auto tõstab selle konteineri ülesse, põhi läheb ülesse, kõik see tuleb sealt autosse, siis on nagu tuumaseen, on niisugune suur tuhapilv üleval ja tuleb võimalikult kaugele põgeneda, sest see ei ole normaalne. Nii et pakendage, kui tunnete, et sellest ühest, mina kasutan poekotte, mis ei ole nagu katki läinud toodetega või põhjusel teisel, et poekotti, panen selle tuha, seon kinni ja teinekord, kui tundub, et see kott on natuke niru, siis ma panen ühe koti veel peale, et tühjendamisel, et ei tekiks sellist lahvatuslikku olukorda ja kindlasti, et ta peab olema maha jahtunud, mitte hõõguma, mitte kuumama, sest see võib põlema, sütitada selle pressi sisu näiteks. Et on olnud selliseid juhtumeid. Ja kui on õline plastikpudel, siis tõesti õli välja nõrutada. Loputamisest ei ole mingit kasu, kork peale ja siis pakendisse. Et kui vähegi võimalik, saate veel õlipudeli kokku natuke litsuda, et võtab vähem ruumi. Nii, iseteenindusportaali võetakse korteriühistu puhul esindusõigus äriregistrist. Jah, iseteeninduses saab sisse logida ID-kaardiga. Minu teada sisse logimisel me ei kontrolli äriregistrist, et
kes tuli lepingut sõlmima, aga me saame teate ja me vaatame need asjad üle, et kui näiteks lepingu sõlmis juhatuse liige ja tegelikult jäätmemajandusega tegeleb keegi, vastutav isik näiteks, siis see juhatuse liige saab volitada seda tegevat isikut ja ta saab ära määrata, mida see tegevisik siis, kes siis ütleme, maja jäätmetega peaks tegelema, lisatellimusi tellima või jälgima tühisõite, et siis ta saab seal määrata. Näiteks, et arveid ta ei näe, aga tellimusi saab teha. Et seda näeb nii, kuidas tuleb toimida, et rakendusele saadab lepingu korras saadetud lepingus on mahutite mahud on mittesobivad. Et näiteks pakendid, klaastaara, need on jäätmevaldajate registrisse massiga sisse loetud andmed ja kuna ei olnud teada, kes mis jäätmeliigiga oli, ütleme, pakendite puhul liitunud, sellepärast, et kuna see ei olnud nii-öelda korraldatud jäätmeveo osa, vaid see oli lisateenus, siis need andmed registri vahel ei liikunud. Nii et kohalik omavalitsus ei saanud isegi parandada eelnevalt, kui meile need andmed tulid, et need me parandame nüüd ise jooksvalt siis ära ja annate meile teada. Kortermaja muidugi on see, et see klaastaara on kohustuslik, aga ja paraku korraldatud jäätmeveos, ütleme, on tehtud see, et te saate tekkekohal ehk siis oma maja juures need jäätmed üle anda, et ei pea minema kõndima avalikke konteinereid otsima. Et klaastaara puhul võib-olla ei ole seda probleemi, et see mahuti on servani täis, aga segapakendiga see võib olla, kollased konteinerid, et nad teinekord on täis ja ajavad üle, et siis on hea neid oma kodu juures üle anda. Ja jäätmejaam on kiviga visata, nii ta on. Et siis pigem ma mitte ei propageeri, aga pigem võib-olla tõesti, et on küll jäätmejaam lähedal või avalik konteiner on lähedal, aga jah, kuna ta on korraldatud jäätmeveo osa, et siis meie ei saa nagu öelda, et okei, et me ei vea teilt klaaspakendeid. Et ja me ei saa nagu jäätmeliigi selles mõttes vedu lõpetada ka ilma, et omavalitsus selleks nõusoleku annab. Nii et paraku peab sortima. Nii, kas iga ühistu peab korraldatud jäätmeveo raames omama eraldi konteinerid pakendite, paberi, papi jaoks või võib jätkata avalike konteinerite kasutamist? Korraldatud jäätmeveos jah, paraku on nii, et igal majal peab olema liigiti kogumine maja juures, küll aga on võimalik kasutada ühiselt mahutit, ütleme 2 maja vahel on paberikast ja inimesed saavad sinna viia. Et need avalikud kastid, nad võivad muutuda, et selles mõttes asukoht, et kui nähakse, et näiteks avalikud kastid on ka see, et sinna viiakse mitte sobivaid jäätmeid. Ehk siis näiteks prügi või võib-olla olidki pakendid näiteks mustas kilekotis, aga see tundub nagu prügi, ehitusjäätmeid, mänguasju, mis iganes. Et neid on jube mugav ära visata avalikesse kastidesse, keegi ei kontrolli, siis võidakse muuta asukohti. Et selles mõttes on ta nagu natukene võib-olla ebakindel jäätmete üleandmiseks, aga kui kast on maja juures, siis on kindlasti elanikkonnal ka natuke mugav. Et ei pea väga kaugele kõndima küll, aga jalutuskäik on alati tervislik, aga lihtsalt on püütud ka valla poolt pigem arendada ja edestada seda liigiti kogumist. Et oleks see võimalikult mugav, võimalikult palju jäätmeid läheks taaskasutusse.
kui jäätmejaama uks on haagiga jäätmemaja uks on haagiga suletav, siis kas selle haagiga, see ei ole luku avamine, et haak on lihtsalt selleks, et see uks tuulega ei käiks kinni lahti. Et see ei ole luku avamise tasu. Luku avamise tasu pigem on siis, kui teil on näiteks tabalukud või muud lukud ja te ise ei soovi veopäeval ust lahti teha, et siis te annate meile võtme ja siis on ta tasuline teenus, jah. Või tõkkepuu mobiiliga avamine või koodid, kiibid, kaardid, midagi sellist. Haak, see on lihtsalt, see ei ole nii. Jah. Nii, kas segapakendi hulka ei tohi klaaspurke ja klaaspudeleid panna? Oleks soovitav eraldi koguda tõesti. Plastmetall ja tetra on ühes mahutis ja klaaspakendid siis teises mahutis. Et segapakendid, see on kindlasti vajab sagedamat vedu, klaas võib-olla mitte nii väga. Et klaasi vast tekib võib-olla talvisel hooajal näiteks purgisuppid ja sisse tehtud moosid, need pigem kevadeks on purgid kasutuselt väljas või siis aastavahetus taara ja nii edasi, et see oleneb aastaajast, nii et klaasi võib mahutit tühjendada ka kord 12 nädala jooksul või siis iga kuu, kuidas soovi. Aga jah, hea oleks need eraldi panna ja siis saab need eraldi viia juba sortimise, ütleme, platsile eraldi liinidele. Et enam ei ole, et kõik lähevad ühe liini peale ja siis klaas on selline, et seda on käsitsi sortimisel on natuke ohtlik välja noppida ja väga palju klaasi läheb ka kaduma, sest selle plasti ja kõige muu sees ta, ütleme, pressautosse kokku pressituna me ei saa seda nii palju kätte, kui just see, et ta on eraldi kogutud ja ta läheb ilusti materjalina taaskasutusse. Nii, eelmisel nädalal anti telefoni teel infot, et klaaspurgid pudelid võib panna kollasesse kotti eramajades. No ma pean täpsustama. Selles mõttes see võis, täna, minu meelest, kas ei olnud roheline kott ja kollane kott ka kasutusel, et igas piirkonnas on erinev erineval perioodil, küll aga Põltsamaal on nüüd ju, ütleme, see klaasi kogumine on võimaldatud eraldi, nii et soovitan eraldi pigem koguda. Niisamuti paber, kartong. Minul on väike majapidamine ja 140 konteiner parimal ajal täitub 56 päevaga ehk iga 8 nädala tagant. Nüüd viimati on kvartalis vist lausa vedu, sest paber, taga ei juhtu seal konteineris midagi ja teda lihtsalt ei teki nii palju. See on ka mingi perioodid, et kui seda ajalehti ajakirju koju nii palju ei käi, siis teda ei teki. Et siis paberit võib harvem ka vedada ja klaasi. Nii, kas on võimalik korteriühistult taotleda pakendikonteinerite paigaldamiseks ajapikendust? Jah, sel juhul küll, et kui on prügimaja ehitamised käsil, et siis andke meile teada, me lükkame selle esimese veopäeva edasi ja kortermajade puhul on see ka, mis tuleb ka järgmistel slaididel, ütlen kohe ära, on 3 kuud antud aega soetada sobilik mahuti. Ehk siis, kui kortermajal mahutit ei ole, siis me tühisõiduarvet esitada selle hanke tingimustega ei tohi selle 3 kuu jooksul. Just sellel põhjusel, et mahutit pole. Et siis kindlasti, kui on ehitustööd pooleli ja muu selline, siis andke teada. Et siis me vaatame üle need veopäevad. Ja niisamuti mahuti suurused. Nii, kas kõiki neid kohustuslikke prügiliike kogutakse ühel kuupäeval? Kui te nüüd mõtlete veoringidega kogutavad jäätmed, haljastujäätmed, tekstiil ja suurjäätmed, siis
Reeglina on eraldi veopäevad, aiahaljastu-jäätmed kohe raudselt on eraldi, võib-olla nüüd oleneb suurjäätmed ja tekstiil, eks ole, tekstiil, kui ta on pakendatud ja suurjäätmed, et nad, ütleme, seal veo jooksul ei segune ja siis on need võimalik ühel päeval vedada, aga reeglina on erinevad veopäevad võib arvestada. Pakendite ja bio ja paberi osas on plaanis kahekambriline veok panna tööle, nii et siis võib tunduda justkui tühjendatakse ühte veokisse, aga tegelikult on seal 2 erinevat kambrit. Nii et pressautoga tühjendatavad mahutid, need mingil ajahetkel on sellised nagu ühel päeval on vedu. Aga mis puutub nüüd sellesse jäätmete vettu ja logistikasse, siis kindlasti logistika võib muutuda seoses nende pakenditega, sest ka meil ei ole kõiki neid õigeid andmeid ja kõik need andmed, mis me täna saime 80-liitrise konteineriga, on selgelt ebatäpsed. Nii et seal võib muutuda veopäev või nädal, aga siis kindlasti me anname ette teada. Et igasugused logistilised muudatused antakse teile teada e-posti teel või siis kellel e-posti ei ole, tavapostiga postkasti kirjaga. Nii. Kui mul on pakendi äraandmiseks leping väetsa prügile, aga kas siis pean selle tühistama? Jah, selles suhtes küll, et selle pakendi ma arvan, et see võis olla ka siis pakendikoti äravedu, et selle teenuse osutamisega alustame siis meie 1. juunist. Ja kui teil puudub veograafik, siis andke teada, me saadame teile veograafiku e-posti teel või postkasti. Pakendikotiga on kindlasti see siis, et kui on postkast olemas, on väga hästi, kui teil oli erikokkulepe näiteks, et kõrval oleva konteinerikaane vahele või et sinna topsikusse, sinna maja nurka või kuhu iganes, siis andke sellest ka teada. Võib olla nii, et autojuht ei tea, kuhu kott jätta, siis palun ärge pahandage, et võtke meiega ühendust, me toimetame selle koti kohale. Et palju võib-olla sellist teadmatut on tulemas, nii et aga vaatame, teeme ühe veopäeva korraga. Nii. Jaa, tähendab klaastaaraga, jah, kui teil on nüüd niimoodi, et see kord 12 nädala jooksul on ka liiga sage, ehk siis see kvartaalne vedu on liiga sage, siis võib teha harvemaks, võib ka tellimisel, kuigi tellimisel on siis see, et võib-olla on just veoring toimunud ja peate jälle ootama 4 nädalat või siis satute täpselt õigel ajal, et veoring toimub näiteks nädala pärast, nii et aga klaastaara, jah, ta on eraldi veoringil, aga kõiki logistilisi nüansse ma ei oska teile öelda, et kas ta on nüüd kahekambrilisega planeeritud täna just või mitte. Et kogume need andmed kokku, kui palju mahuteid on ja siis logistikaosakond paneb need otsad kokku ja teavitab. Kas renditavad konteinerid tulevad juba jäätmeliigi siltidega varustatult? Jah, sinna tulevad A4 suured värvilised kleebised peale. Mul oli üks slaid siin alguses. Nii, võtsin jäätmeliikide vahelt üles, millised nad siis nii-öelda välja näevad. Ahah, otsesamune, et sellised A4 sildid ja on ka 3 keel, vabandust, et mida tohib, mida ei tohi panna, on siia nagu mahutisse jäätmete sortimise juhendid on juures väikesed. Nii et sellised sildid on olemas, kui on tegemist näiteks sellise piirkonnaga, kus eramajad on järjestikku ja kui konteineri toote välja, siis võib-olla on naabriga näiteks ühine sissesõit või on näiteks väike kortermaja, kus on 2-3 korterit ja mõlemad toovad ühesugused kastid välja, siis te võite
meile teada anda, et või saate ise kirjutada siis kleebise peale aadressi, et me saame alati panna sinna lisakleebise juurde, kuhu aadress kirjutada. Aga need on nii suured kleebised, et sinna saate ka panna kas või siis selle eristatava, ma ei tea, korterinumbri, kui meil on see teada, et korter 1, korter 2 näiteks, et siis ei lähe segamini, kelle kast millal on tühjendatud või tühjendamata. Nii, Väätsa tühistas kõigil lepingud alates 1. juuni. Hästi, siis on nad teid teavitanud, see on väga hästi, et nii, kas värvilised reklaamlehed kuuluvad paberi hulka? Jah. On öeldud, et paberit võib põletada ahjus ainult tule süütamiseks. Nii et aga reklaamid on sellised, et see mõni paber põleb, mõni paber ei põle. Nii et mina need oma kodumajapidamises panen kõik paberikasti, et olgu nad siis need läikivad või nii-öelda taaskasutatud paberist tehtud, et tule süütamiseks ma seda ei kasuta minu jaoks. Liiga palju tuhka, liiga palju koristamist pärast. Nii et jah, pange kõik paberi hulka. Kindluse mõttes küsin üle, kas tühja kilest piimapaki õige koht on segapakendi kottkonteiner. Hapukoore oma, see on ju üsna must. Jah, nii ongi, et kes viitsib selle kilekoti lahti lõigata ja veega üle lasta, et sest see toidujäätmed, ütleme, eriti pakendikotis on see, et linnud näevad ära, kus on toit, kus mitte, õpivad ära ja see pakendikott tõmmatakse laiali nagu iga kord, kui te selle välja viite. Et parem on siis sellised räpakamad piimakilepakk, mida on nagu ebaotstarbekas on laiali lõikuda, küürida, pesta, eks ju, et siis segaprügi hulka panna. Et mida vähem toidujäätmed on pakendikotis eriti, seda suurema tõenäosusega jääb see kott terveks. Ma küll katsetasin oma aias, jättes selle kollase koti, lihtsalt huvi pärast, et nii palju tagasisidet on, et linnud teevad koti katki, siis ei juhtunud seda, et aga see ongi võib-olla siis ei olnud nii palju neid toidujäätmeid sees või et jah, pigem loputage puhtaks ja siis ka, kui kodus hoiate pakendeid, see piimapakk ja see ta ei hakka lõhna eritama, sest see piim läheb väga ruttu käärima, isegi veega segamini. Nii, siis Väätsa pakendikott oli suurem kui 150 liitrit, läbipaistmatu kollane, just. Meie kasutame ka, maht on öeldud 150 liitrit, ta ei ole nüüd, ütleme, klaas läbipaistev, ta on kollane ja ta kumab läbi, et on näha, et seal, millised pakendid sees on, seda on ilusti näha. Ja sellise me anname vastu ka. Ja see 150 liitrine, jah, kui lahti teha, siis ta on päris mahukas ja kui teda kinnisidumiseni täis panna pakendeid, siis ta on vööni äkki, keskmisele, mitte nüüd väga pikale inimesele, aga ta on üsna mahukas, üsna suur. Nii et need kollased kotid pakenditele tulevad edasi. Kui teil on omal konteiner olemas, aga te soovite kleebiseid, siis jah, neid kleebiseid saate meilt samamoodi tellida, kas teil on vaja neid A4-sid või siis lihtsalt aadressi kleebis sinna juurde. Et need A4-d on 2,50, praegu peast ei ütle, aga hinnakirjas peab olemas olema see hind, et siis selle saate juurde ka need kastid, mis me toome, peavad olema kleebistatud. Kui ei ole, siis on ata ja me toome selle kleebise järgi. Nii, kuhu käivad leiva ja saia kilepakendid? Pakendi konteinerisse, ilma leiva, ilma saiata. Sai leib siis, kui jääb alles, siis toidujäätmete kasti ja kilekott siis pakendikasti. Kas kollased pakendikilekotid tuleb ka koos konteineriga aia äärde panna? Kui on pakendipäev, ehk siis kollane kott ootab äravedamist, siis veopäeval
kella 8 hommikul, pange ta värava taha, et oleks võimalik kätte saada. Kas ettevõttel peab segapakend kollases kilekotis olema? Ettevõtted, kui ta on, ütleme, väike ettevõte, baseerub eramajas, ja pakendeid tekib palju, siis no see oleneb jah, tõesti, et võib-olla mahuti on mugavam kui pakendikott. Nii et need erinevad lahendused saame alati läbi mõelda, läbi rääkida, kas siis nüüd e-posti teel, telefoni teel või siis kliendi infopäeval 15 mai 22 ja 23. Nii, ma kogun pakendi köögis poe kilekotti ja see on kinni ja need kotid panen kollasesse kotti. Kui näiteks kodus kogute pakendid poekotti, mis iganes valge, kirju, punane, siis ja te panete need kollasesse kotti, siis te ei pea seda poekotti kinni siduma. Las ta seal olla, sest ütleme, see poekott ta on ka nagu pakend. Te tõite selle poest koju ja te ei pea seda siis eraldi kinni siduma. Te võite ka sinna pakendid kollasesse kotti visata ja see kilekott järgi. Et on lihtsam sortida. Kui ta on kinni seotud, siis hakkab liinil, tuleb see kott lahti teha ja katki nagu lõikuda. Nii et kui on juba mahutis või kotis, siis ei pea eraldi pakendama. Küll aga igasugused lenduvad tänavapühkmed, tuhad, sellised asjad, aga too ei ole ka pakend. Nii, kui ma nüüd otsin edasi jäätmetest, me saime ühele poole. Siis on meil teenindamisega, teenuse osutamine, et jäätmed veame siis esmaspäevast reedeni 8 õhtul 10 ja kui on nädalavahetus või riiklik püha, siis 10 elumaja või elurajoonis nii-öelda. Et see on arvestatud siis selle eesmärgiga, et mitte hommikul vara siis inimesi ärritada. Et kui on plastikkast, siis ta ei ole nii mürarikas, aga ütleme, need suured metallkastid, need on juba kasutadagi rasked ja siis, kui auto ka veel seda tõstab, siis on müra väga palju. Aga 8-10 esmaspäevast reedeni mõnede jäätmeliikide puhul võib ka tulla veopäev nädala lõpul, aga siis me arvestame sellega, et kõik ettevõtted ei tööta nädalavahetustel ja riiklikel pühadel, nii et seal siis logistik planeerib teised veograafikud ja siis teavitab. Et selle info me saame ka töö käigus teada. Konteiner või jäätmekott siis tõesti, et kui vähegi võimalik, et tuua siis tühjenduspäeva hiljemalt kella 8 värava taha või tee äärde või kokkulepitud kohale, et me saaksime nagu hõlpsalt mahuti kätte või koti. Et jah, see konteiner ei saa olla tänaval niimoodi, et ta segab jalgsi käimist või sõidukiliiklust, eks ju, et sel juhul andke meile teada, et kuna tänav on nii kitsas, et ei saa värava taha tuua, et siis ta on seespool väravat, aga värav on hõlpsalt avatav ja ta on näiteks seal jalgvärava juures kohe, et me ei kõnniks mööda hoovi ringi, ei otsiks mahuteid, et palju parem on, kui ta on võimalikult värava lähedal ja kättesaadavas kohas. Et see 240 kuni 240 siis see kaherattaline ja jäätmekott, nad võivad olla 30 meetri kaugusel veoki võimalikust peatumiskohast maksimum ja suuremad siis kui 240 liitrit on siis 10 meetrit. Nii et mida suurem mahuti, seda vahetum peaks see ligipääs olema. Ja kui on tupiktänavad või on maakohtades raskem ligipääs, siis nii et ringi keeramiseks ka ei ole võimalust, siis kuni 150 meetrit autojuht tagurdab, aga üle selle siis on juba nii-öelda lisateenus on, me küll üritame vältida seda tagurdamist nii palju kui võimalik, et katsume ikka leida mahutile selle hea asukoha, sest see tagurdamine, mis sest, et autol on need töötuled ja ohutuled ja
signaal kõik, kui ta tagurdab, ikka juhtub õnnetusi ja kahjuks on Eestis nagu kõigil jäätmevedajatel, kes neid vähegi Eestis toimetab, on selline asi juhtunud. Ja see ei ole üldse nagu, jah, see ei ole meeldiv mitte kellelegi. Nii et pigem väldime tagurdamist, aga vaatame, kuhu see mahuti siis saab tulla niimoodi, et mõlemad osapooled saavad rõõmsalt siis jäätmeid liigiti koguda üle anda. Kui nüüd maikuus juhtub nii, et praegune vedaja tühjendab näiteks segaprügi või paberikasti või biojäätmed näiteks seal 22 kuni 31 mai ja meie saatsime teile graafiku näiteks, et veopäev on 4. juuni, siis ka kindlasti andke teada, et teil alles tühjendati see konteiner. Me siis vaatame selle järgmise veopäeva, teeme teile teise graafiku näiteks või et viimane vedu oli teil 1. mai või 2. mai ja nüüd on, meie saatsime teile graafiku, kus on 30 juuni näiteks või seal juuni teine pool. Samamoodi andke teada, kui see mahuti tühjendamisintervall jääb liiga pikaks, et te näete, et jäätmeid tekib rohkem. Lisaprügi on reeglina kõrgema hinnaga, et siis pigem teeme selle tühjenduse varem ja siis lähme graafiku järgi edasi. Et selline, ütleme, veograafikute info, et mis päeval, mis intervall veel tuleb üle, kuna see info on jäätmevaldade registris, aga et mis päeval vedu toimus, mis jäätmeliigi jaoks, sellist infot ei liigu. Nii et seda me ei tea, kuidas teil täna jäätmevedu toimub. Et kindlasti sellised intervallid andke teada. Ja jälgige ka seda, kuidas on sõlmitud otsekorraldused ja püsikorraldused ja e-püsimaksed või üldse e-arveldamine. Et ei juhtuks niimoodi, et me saadame teile arve, te justkui tasute ära, et kõik on korras ja siis teile tuleb teade, et kuulge, et teil on arve tasumata ja antakse teatud arv päevi ja ütleme, kui on e-posti teel teavitamine, siis peale 3. teavitust juba liigub siis nii-öelda tasumata arve inkassosse. Et seda vältida, siis kindlasti kontrollige mai lõpuni teenida PKT, ta esitab teile arve juunis, siis juunis kindlasti on veel vaja hoida alles see otsekorraldus, mis läheb EKT-le, eks ole. Ja siis juunikuu jooksul peale seda, kui te olete EKT-le arve, Eesti Keskkonnateenused siis arve tasunud, peale seda siis saate teha need muudatused, et ei tekiks võlgnevust neile. Et ka otsekorraldused ja kõik selline arvelduse info ei liigu teisele vedajale üle. Et see on teie ja ütleme panga vaheline asi, kuidas neid arveid tasuda. Nii, on vahepeal tulnud mõned küsimused. Kollane kott on nii rabe, et jaa, on küll, et plastikpakendi nurgad lõikavad selle kohe katki. Okei, jaa. Poekott, jah, seda pehmendab. On küll kahjuks plastikud, teinekord ei saa poest kojugi, kui see poekott on juba ribadeks, et on sellist kehva pakendit küll. Ja siis nii, kas ettevõte võib olmeprügikonteineris anda lisaks segapakendit, kui seda koguneb oodatust rohkem? Ma pigem arvan, et kui see segapakend on korralik, et siis oleks väga hea, kui teda segaprügisse ei satuks. Küll aga te võite kasutada läbipaistvaid kilekotte. Kui te näete ette, et neid pakendeid tekib palju, siis võite meile helistada näiteks või tellida meilt selle ühe kordse koti, et autojuht ei jäta uut. Või on läbipaistvad mingi, ütleme, suured 150-liitrised kergelt kumavad. Oluline on, et autojuht visuaalselt näeb, et seal sees on pakend, mitte et panite kõik prügi samal veopäeval välja, et siis, et
et ta näeks, et mida ta kaasa võtab. Et vähegi, kui kumab läbi kinni seotud kas või 100-liitrine, 60-liitrine, oleneb, kui palju pakendit tekib, pange see juurde ja veopäeval me viime ütleme, lisajäätmed kaasa, ükskõik mis jäätmeliik see siis on, et ei pea nagu ette tellima. Aga kui te kindluse mõttes soovite meile teada anda, et teil tuleb seekord rohkem jäätmeid, siis andke teada üldmeilile või telefoni teel, sest ütleme nii, et ületäitumine, see on pigem harukordne. Kui teda ületäitumist tuleb nagu järjest ja järjest iga veokord, siis kindlasti soovitan üle vaadata, kas siis selle veo intervalli äkki on liiga harv vedu või mahuti on liiga väike. Sest paljugi mis, eks ole, et kas tarbimine muutub, muud elukorralduslikud küsimused, et see ei ole üldse nagu halb, võtate kas või lisamahuti juurde, hiljem saate siis vahetada näiteks. Kuidas kleepsudega saab? Kleepsudega saab niimoodi, et üks hea variant, et ei hakkaks postitama neid, on see, et 15. mai, kui me saame nüüd teada, kuhu me tuleme, siis me võtame mingisuguse koguse neid kleebiseid kaasa. Nii et te saate seal kätte. Küll aga ma vaatan, kas mul on hinnakiri, nii kleebis jäätmekonteinerile on jah 2,52 koos käibega on üks tükk, aga et kui see soov on, et siis sealt saab. Sularahas mingit tasumist ei tule, see läheb lihtsalt teile teenuse arvele. Nii et juulis peaks siis tulema eelduslikult esimene arve. Nii, konteineri tühjendusgraafiku järgi juuni lõpus konteineri tühjendamine, kus ma need kollased kotid saan. Ehk siis, kui konteineri tühjendamine on juuni lõpus, see on siis pakendikonteineri või kui te soovite kasutada kollase koti ehk pakendikoti teenust, siis andke meile teada, me toimetame selle koti siis teile postkasti või on hea võimalus 15., 22. või 23. mail tulla siis sellele kliendiinfo päevale nii-öelda, et kellel on veel küsimusi või vaja andmeid muuta, nii et sinna me võtame need asjad kaasa. Et siis saab kätte. Elan piirkonnas, kus ilmselt suure tõenäosusega ükskõik, mis kilekoti, kas metsaloomade või kohalike kasside poolt kohe, rebased, kährikud, kõik sellised on väga osavad. Neid pakendikotte ja üldse, kui on ka prügi, on kilekotiga välja pandud, et siis nad tõmbavad need puruks. Aga siis on see, et näiteks kui te panete selle segapakendi mõnda rohelisse konteinerisse sobiv kleebis, siis võib olla niimoodi, et kui teil on konteiner olemas, kuhu te panete selle kollase kleebise peale, siis on ta pakendikonteinер, tühjendamine on samuti 0 eurot, siis te ei pea seda kollast kotti kasutama üldse. Et ei pea vooderdama pakendikonteinerit kollase kotiga. Et te saate pakendid panna lahtiselt konteinerisse, samamoodi surute kokku kõik, mis on võimalik üldse suruda, tetrapakend näiteks, aga siis ei ole kotti vaja ja me teame, et me otsime konteinerit, siis me tühjendame selle konteineri ära. See ei ole üldse probleem. Nii, siin on mõni slaid veel jäänud. Nii. Näiteks küsimused, nii-öelda korduma kippuvad küsimused, et need on nüüd eelmistelt praktika käigus välja kujunenud, et kui on mahuti üle täitunud, siis alati tasub tellida näiteks lisatühjendus või peab vaatama, et milline mahuti on üle täitunud. Näiteks kui segaolmejäätmeid tekib palju, et võib-olla siis annab parendada liigiti sortimist või on äkki mahuti väike. Väikelapsed näiteks on peres, kas või lapselapsed külas ja neid mähkmeid tekib palju. Siis ega mähkmete koht muus kohas ei ole kui segaolmejäätmete konteineris, nii et
et siis saate nagu reguleerida seda veosagedust võib-olla siis oleks jah, mingi periood oleks mõistlik, et ei ole kord kvartalis vedu, on kord kuus näiteks. Või siis, kui on näiteks segapakendi mahuti järjepidevalt täitub üle, siis võib-olla ka, kui veosagedusega mängida ei anna, näiteks et te olete sel juhul ainukene kogu külast, kellel oleks vajadus 14-päevase veo järgi, naabritel põhjusel teisel on kord kuus vedu või harvem, et siis oleks mõistlik võib-olla lisamahuti võtta juurde, et auto ei tuleks nagu ekstra teie juurde sagedamini, kui võib-olla mõistlik oleks, eks. Et või siis, kui kasutate ühte jäätmekotti ja jäätmeid ikkagi tekib rohkem, siis võtate juurde lisajäätmekotid. Ja ütleme kollase kotiga on nii, et jah, täna ma kasutan 5 kotti, võib-olla järgmine kuu täitub ainult 2 kotti, ei juhtu midagi, panetegi 2 kotti välja, saate jälle 2 vastu, ikka on 5. Et selles ei ole probleeme. Tühisõit. Mis asi on tühisõit? On siis see, kui te ei pannud mahutit näiteks välja põhjusel teisel või olid mitte vastavad ehk siis sobimatud jäätmed sees. Näiteks biokonteineris oli plastikpakendid või šampinjonid ümber, äkki on need pehmed svammist mingisugused. Ühesõnaga, kõik, mis ei ole biolagunev, et see sattus sinna sisse, siis on ta tühisõit ja siis me tühjendame selle segaprügi veoringiga ära, sest eraldi keegi ei hakka ju biojäätmete konteinerist sobimatuid kilekotte ja nii edasi välja ju sortima, nii et siis see läheb jah, segaprügisse ja siis on teil jälle mahuti tühi, saate sortida jäätmed sisse. Et probleem on võib-olla suurem siis, kui näiteks ehitusjäätmed on segaprügi konteineris, siis või et on pandud paberikasti sisse taburette, toole, midagi sellist, et kui vähegi neid on võimalik välja sealt kuidagi võtta, veel parem vältida sellist sobimatut jäätmete sattumist konteinerisse, siis on väga hea, kui te annate meile teada, et me võtsime selle või selle jäätme välja, nüüd on korras, et olmeprügi auto ei pea tulema, sest olmeprügi veoringile näiteks paberimahuti tühjendamine on palju kallima hinnaga, sest ta on juba eraldi reis, eks ole, kui isegi euro on kallim, sellepärast et korraliku paberi konteineri tühjendamine, kus on korralikud jäätmed, on ju 0 eurot, eks ole, et ka 1 sent ja see on juba kulu. Nii et jah, või siis, et mahuti on tühi, siis ka kindlasti tasub mõelda, et miks ta siis tühi on, et kas on see, et mul jäätmed ei teki, et alati tasub mingit lahendust välja mõelda või ei teki neid nii sageli. Võib-olla tarbimine ongi selline nii teadlik, et neid pakendeid ei tule nii palju koju. Võib-olla on biojäätmetel mingid lahendused, siis kindlasti andke teada, vaatame üle, et kas veosagedusega on võimalik midagi muuta, et biojäätmetel on natuke keeruline midagi muuta, kui seal on üle nädala, aga võib-olla te kompostite, et võib-olla tõesti ei ole sellel suveperioodil näiteks biomahuti tühjendamist vaja, sest te kompostite, alati andke teada. Läbimatud teeolud või ligipääs mahutile takistatud. Tühisõit, jah, kui on näiteks suur lumetuisk, traktorid ei ole jõudnud teid lahti lükata, või on kiilas jää, siis see on tühisõit, aga mitte teist olenevatelt põhjustelt ega meist, mis tähendab, et kui on ilmastikuolud, siis see tühisõit arvele ei kajastu. Aga kui on ikkagi tee näiteks on teie hooldada, aia sisse tulev tee või on mahuti ümbrus, näiteks mahuti gaas ja ümbrus on lumes, et vot see võib olla siis tühisõidu põhjus niimoodi, et ta kajastub arvel. Aga sinna veel natukene aega, et vaatame, kus on need mahuti asukohad ja siis eks siis iga tühjenduse me vaatame eraldi üle.
Ja nii, iga aasta jääb muidugi ka see lootus, et see talv tuleb parem kui eelmine. Aga näis. Nii et ja korterelamutel on siis aega 3 kuud võtta kasutusele siis paberipakendi, klaaspakendi kogumiseks vajalik mahuti ja siis selle 3 kuu jooksul me siis väldime tühisõidu sattumist arvele. Et juhul, kui juhtub nii, et leiate juuli, august, september, oktoober, et 3 kuud, et sellel perioodil, et arvele on ikkagi läinud liigiti kogumise puhul tühisõit, siis andke teada, et siis ei ole tahtlik, see on kogemata, parandame ära. Aga me jälgime seda. Lisatühjendus on siis puhul, kui on vaja erakorraliselt mahutit tühjendada. Et ületäitumine, selline järjepidev ei ole hea. See jah, viitab võib-olla veel paremale sortimise võimalusele või mahutite suuruse ja veosageduse ülevaatamisele. Et kindlasti lahendusi on ja võib-olla nojah, et kui seda tuleb ette, siis me vaatame. Kindlasti me võib-olla kõigi juurde kohe ei jõua teavitustega, aga siis töö käigus. Ja jah, lisaprügi ja ületäitunud mahuti selle jäätmete kogust, mis on siis nii-öelda see nominaalväärtusest on üle, ehk siis gaas on irvakil, siis on ta ületäitunud, gaas peab olema suletud asendis. Nii et seda autojuht hindab visuaalselt ja selle, ütleme, lisaprügi hind on natukene kõrgem kui tavamahuti tühjendamine selles mahus. Juhul, kui kasutate kinnistut ainult suveperioodil, siis kindlasti soovitan esitada hooajalise vabastuse taotlus Põltsamaa vallavalitsusele. Et see väldib mõttetute tühisõitude esitamist ja ütleme selle arve saamist. Et ei pea kartma, see ei ole üldse valus protsess, et teile antakse siis ilusti teada, et kõigepealt annate teada, mis perioodist, mis perioodini soovite vabastust saada, kas siis septembrist, oktoobrist ja siis antakse teile vabastus, nii et sel ajal, kui teid seal ei viibi, meie ei tule ka mahuteid otsima. Ja siis loomulikult kevadeti, kui näiteks vabastus lõpeb 30. aprill, siis ja veopäev graafikus on teil 2. mai, siis tasub ka kindlasti meile märku anda, et äkki selle 2. mai lükkame edasi, sest te ei ole 1. mail kohe seal prügi tekitamas, eks ole, et kõike on võimalik läbi rääkida või natukene muuta, et väga range see ei ole. Nii, nüüd on veel paar viimast slaidi. Kui te seni kasutate naabriga kahe peale ühte konteinerit, et siis see ühiskasutus on võimalik jätkata. Ei pea võtma siis eraldi mahuteid kasutusele. Et ja alati võib, et kui seni ei ole naabriga näiteks biojäätmete mahutit kasutanud koos, siis nüüd võite. Võib-olla on naabril ka kast olemas, siis mahuti tühjendamine on tasuta, kui seal ei ole sobimatud jäätmeid või et mahuti on unustatud välja tuua, siis ei ole ka arve jagamisega nagu põhjust muretseda. Ja kindlasti, kui te ühismahuti kasutamist soovite saada, siis vastav taotlus tuleb siis esitada Põltsamaa vallavalitsusele ja niimoodi, et siis mõlemad kõik osapooled allkirjastavad selle dokumendi, ehk siis sellega nad annavad oma nõusoleku, et nad on teadlikud, et naaber tahab nendega konteinerit jagada. Et see ei ole selline salategevus. Nii, mis siis saab, kui ei sorteeri jäätmeid? Siis pigem julgustaks ikkagi sortima, et liigiti koguma, ütleme nii. Sorteerima jäätmeid on natukene võib-olla ebamugav.
aga et liigiti koguda, et siis ka see olme või segaolmeprügi kogus peaks idee poolest ju vähenema. Te võtate pakendid, biod ja paberid välja, siis seda segaprügile kulutatud, ütleme, veosagedust ja mahtu, noh, see peab vähenema, sellega te ju hoiate ju kokku. Ja samas te annate panuse kvaliteetse materjali taaskasutuse suunamisel, mis on nagu väga, väga hea tegevus. Ja kui on sobimatud jäätmed, noh, teinekord tahtlikust tegevusest, teinekord teadmatusest, et no siis jah, see on natukene kulukam võrreldes olme või segaolmeprügi konteineri tühjendamisega, küll aga noh, siis teavitame, vaatame. Ei ole nii, et 1. juuni me hakkame kohe trahvima. Et kõigepealt, kuna neid liigiti sortimisi, neid kohustusi on tulnud juurde, siis me kindlasti jälgime kõigepealt, et proovime üksteist nagu õpetada, koolitada ja siis alles, kui enam mitte miski ei aita, hakkame trahvima. Aga seni jah, see vajab harjumust, see võib-olla ei tule üleöö. See sortimise või liigiti kogumise nipid. Mis mõtet on sortida, kui tühjendatakse kõik prügisse? Ei, me ei tühjenda kõike prügisse. See võib siis olla tõesti see, et olid niisugused sobimatud jäätmed mahutis, mida välja võtta ei olnud võimalik, siis tõesti need lähevad segaprügi ringil, et siis tundub nagu tühjendatakse bio ja näiteks segaolmejäätmed ühel päeval ühte autosse, ühte kambrisse. Et reeglina jah, ikkagi jäätmed peavad minema eraldi, sest see, ütleme, teekond, kus jäätmetest midagi edasi hakkab saama, on ka erinev. Et ei ole kõik ühele liinile ja siis sealt ei. Ikka liigiti kogumisel on jah, see mõte, et tuleb ka liigiti siis vedada. Kas suurjäätmed, no näiteks mööbel, veopäevaks lahti lammutatud, see oleneb väga sellest võimalusest, kuidas te selle diivani või sektsiooni majast välja saate. Et ei ole mõtet nagu enda tervist ka ohtu panna sellega, et te venitate selle suure sektsiooni või selle suure kummuti majast välja, et kui ta on korralik mööbel, siis võib-olla esimene samm võiks olla mitte kohe võib-olla veoringile ära anda, vaid leida uus omanik. Näiteks kas tasuta ära anda või müüa maha, eks ju, et ei pea alati siis kohe olema see jäätmekäitlus see esimene valik. Aga juhul kui, siis tõesti ei juhtu midagi halvasti, kui te selle diivani osadeks lammutate lihtsalt sellepärast, et uksest see asi välja saada. Et ja kui te nüüd ütleme suurjäätmed panetegi ütleme aia taha kättesaadavasse kohta, siis võimalikult nagu lähedale, et ei pane mööda hoovi kõiki neid osi laiali. Et kompaktselt ühes kohas, siis nad ei risusta seda keskkonda ja veok tuleb, võtab kõik peale. Kindlasti on veel mingeid küsimusi. Nii, hinnakirjas on klaaspakendil ainult üks mõõt 240 ja väiksemad konteinerid ikka on võimalik. See 240 on nii-öelda suurim konteineritest. Et 660 ja siuksed suuremad enam ei soovita, aga kindlasti on võimalik 80 liitrit, 140, 240, et sellised konteinerid klaasi alla võtta kasutusele küll, sest tühjendamine on ikkagi 0 eurot. Nii. Millal läheb kirja üle täitumine, kui palju mahutikaan võib irvakil olla? Ideaalis on tõesti mahuti kaas suletud, kui ta on seal millimeeter, mitte nagu ikkagi, et jäätmed on näha, et kui jäätmed on näha, siis ta on nii palju üle täitunud, et gaas nagu ei vaju kinni. Ei soovita
ronida konteinerisse ja jäätmeid allapoole trampida. Seda kindlasti mitte. Niimoodi võite konteineri katki teha ja see ei ole üldse mugav tegevus. Pigem võib-olla on seal niimoodi, et seal on miskit jäätmed, mida oleks võinud kokku suruda. Võib-olla mingisugune selline määrdunud pakend, mida ei olnud võimalik ka pesta, et võib-olla seda siis oleks võinud kokku litsuda või mis iganes teil seal võis prügisse sattuda. Et siis on ta nagu ületäitumine, aga siis ta ei ole, siis ta on tõesti 0,05, 0,03, et kuidas auto hindab ja oleneb, kui palju seda ületäitumist on. Et jäätmed peavad ikkagi konteinerisse niimoodi ära mahtuma, et gaas on kinni, siis ei teki seda, et keegi pääseb seal kaane vahelt midagi välja noppima, et see lõpuks on kõik jäätmed jälle keskkonnas. Nii, kuhu visata kuivkäimla kilekott? See ainult kilekott või koos jäätmetega, et pigem on need biokäimlad, kus on nagu omamoodi selline protsess, mida nagu saab kompostimiseks ja seal on nagu omad süsteemid, et see on eraldi, aga kui on kilekott, siis ma pakun, et pigem prügisse, sest toidujäätmetesse ta ei kõlba, haljastujäätmetesse ei kõlba, et muidu ju kompostiks, eks ju, ja paberisse, pakendisse kindlasti mitte. Siduge kinni ja segaprügisse. Ja täpselt samamoodi on kassiliivad ja aiast kokku kogutud koerte väljaheited, mis iganes, et toidujäätmete kasti mitte panna, et ma olen küll kuulnud, et on kompostitavad, kui need on väheses koguses, aga jah, et segaprügi on ka hea koht. Kuidas autojuht eristab biolaguneva kilekoti tavalisest kilekotist? Need biolagunevad kilekotid, jah, ei ole kõik märgistatud, et seal on see näiteks see standardinõue, see EN 251, midagi sellist, et ja nad on reeglina, ütleme, sellised helerohelised või heledam kollane, et neid on jah erinevaid ja ega tihtipeale võibki nii olla, et autojuht ütleb, et see oli tavaline kilekott, aga teil on tõestus näiteks olemas, et see on biolagunev. Et siis kindlasti jälle jagame seda infot ja seda teadmist, et vooderduskottidel on, mida me paigaldame, on kindlasti need igasugused märgised peal, et nad on täielikult biolagunevad. Et ei ole nii, et tekib keskkonda või kompostimisel jääb siis plastitükid sinna mulla segu sisse või selle toote sisse. Nii et ideaalis jah, sellel kotil on märgised peal, aga ma kujutan ette, et mitte kõigil, et isegi see 10-liitrine, mida ma oma kodus jäätmete kogumiseks kasutan, ei ole seal mitte mingid märged peal, ta on lihtsalt niisugune piimias kollakas niisugune kott ja lihtsalt see ümbris on olemas. Nii et võib-olla, kui tuleb selliseid probleeme, et aga mul oli biolagunev kott ja miks autojuht ei tühjendanud, siis vaatame üle kindlasti ja teeme märked, et ei ole probleemi, saab ära tühjendatud jälle konteiner. Siis, kui on kortermaja, et igal korteril on oma prügileping, näiteks 2 või 4 korteriga majad, kas neil on kõik konteinerid? Jah, ütleme, kortermaja kui selline, jah, olenemata sellest, et ta on iga korter eraldi, on ta siiski kortermaja, kui ütleme jah, hoone, millele või kinnistu, kus on selline hoone, kus on kohustus koguda jäätmeid liigiti, siis põhimõtteliselt küll jah, ütleme, kui on 4 korterit, siis on kokku 4 korda 16 mahutit äkki hoovi peal, siis oleks väga mõistlik võib-olla jagada need mahutid niimoodi, et teil on ühiskasutus, et kõik kasutavad näiteks ühena korteri biokasti, teise korteri paberit, 3. korteri segaolmet, et niimoodi koopereeruda, et siis võib-olla maksimum 8 mahutit on hoovi peal. Ja muidugi, jah, kui läheb niimoodi, et igaüks tahab oma kasti ja ei mingit ühiskasutust, siis kastide peal peab kindlasti olema siis see korteri number, et arve oleks õiglaselt jagatud ka ületäituvuse puhul või tühisõidu puhul.
Nii, meil on 100 meetri kaugusel klaaspakendi, paberi ja kartongi kollane sinine konteiner, just. Siis jah, et kortermajal peab olema omad mahutid omade jäätmete liigiti sortimiseks, et avalikud kastid võivad asukoha suhtes muutuda ja kes teab, kuhu suunas üldse, ütleme, see jäätmemajandus Eestis liigub. Nii et pigem võib-olla tõesti, et on mugavam oma maja juures tassida. Mina eramajas, võib-olla ma olen laisk, aga ma ei viitsi minna avalikesse kastidesse ja tuvastada, et see on servani täis ja siis koju tulla pakenditega, et ma pigem kogun pakendid koti kuskil kuurinurgas ja siis veopäeval panen välja. Kui suured on trahvid? Trahvid, no näiteks oota, või sobib teile tellime segajäätmete ja biojäätmetele? Nii, ma ei saanud ühest küsimusest veel aru, aga kui suured on trahvid? Trahv kui selline, no vaatan kohe, kus ma selle spikri panin. No tühisõit on juba näiteks liigiti kogumisel võib öelda, et on trahv, sellepärast et see on võrdeline segaolmejäätmete konteineri tühjendamise tasuga, mis on nulli kõrval ikkagi üüratu summa. Nii et tühisõitude puhul tõesti, et kas siis muudame veopäeva, kui teid ei ole kodus või põhjusel, kas või on ehitustööd, eks ju, et me ei saa sel päeval näiteks kortermaja juurde tulla, et tulge siis sel päeval, aga oluline on see, et jäätmed ei tekiks sel ajal nii palju, et ei ole panna kuskil, et mahuti on üle täitunud. Ja kui on näiteks biojäätmed, segapakend või paberpapp sisaldab sobimatud jäätmeid, siis selle kuupmeetri hind on 17,82 koos käibega, aga see tulebki siis mahutipõhiselt välja arvutatuna kuskil segaolmejäätmete hinnas. Nii et kui trahv, kui on võlateate vormistamine, näiteks see on ka 4,55, see on iseenesest suht suur summa, aga see on selle eest, et e-teavitus 3 korda, postkasti 2 korda teavitusega, et ei ole ikkagi arvet tasunud. Võib-olla juhtub nii, et meil on valed kontaktandmed ja me saadame arve hoopis mujale, kui pidanuksime, et siis loomulikult ei ole see trahvi väärt, et siis on eesmärk on kontaktandmed parandada, et järgmine arve jõuaks juba õigele adressaadini, et ja oleks probleemideta. Mis siis veel trahvidena? Ega siin palju trahve ei olegi, et see tühisõit jah, ütleme liigiti kogutud materjali kõrval on ikkagi tuntav summa. Nii et mida tublimad olete liigiti kogumisel, seda soodsam, seda parem. Nii, siis on meil jäänud selline viimane slaid, kus on siis meil erinevad võimalused presenteeritud. Ehk siis meil on iseteenindus, mida on võimalik kasutada. Meil on mobiilirakendus Ragn-Sells Eesti, kus saab vaadata, millised jäätmeliigid on kasutusel, umbes nagu iseteenindus, aga seal siis ta ütleb ära näiteks, et 1 päeva pärast on vedu või 3 kuu, mis on siis 56 päeva või kuidas iganes graafik on, et see kindlasti paraneb selles vaates, mis tähendaks nagu neid teavitusi, et me saadame 2 päeva enne jäätmeveopäeva e-postile teavituse, aga et eesmärk on pigem, kui see äpp ja saab, ütleme, iseteenindus on selline rohkem kasutatav, et võib-olla siis seda e-posti asja nagu vähendada ja teile äpis nagu võib-olla asjad mugavamaks saavad. Ja siis on muidugi ka sortimise selline pisikene abimees Ragn-Cycle ja need on sellised väikesed rakendused, mida siis saab erinevateks olukorras kasutada. Näiteks kui te mõtlete, et kuhu panna
ma ei tea, kontoritool, et siis see peaks olema seal leitav või et oli paar aastat tagasi teema, et kuhu surnud tuvi panna, siis seal on ta ilusti välja toodud. Et see täieneb ajas, see ei ole lõplik ja võib-olla kõik uuendused ei tule homme, aga see on kogu aeg töös. Nii et ja ka meie kodulehel ragn-sells.ee sorteeri, sealt leiate lisainfot, et kodulehelt võtate siis kas erakliendi või korteriühistu või ükskõik kelle nagu vaates, et mis teenuseid pakutakse ja sealt saate ka lihtsalt minna meie konteinerite müügilehele või rendilehele, kus te saate siis valida endale sobiva konteineri ja kleebised ja asjad kõik tulevad sinna juurde. Nii et kindlasti on avastamist. Nii, veel küsimus, et kas kogumiskasti võin panna musta prügikoti segaprügile, et hoida konteiner puhtana? Jah, võib küll. Et ei ole keelatud kasutada neid vooderiskotte ise soetada endale vajalikud ja konteineri puhtust hoida. Absoluutselt mitte. Et seda võib teha. Lihtsalt ütleme pakendikoti teenus kui selline, ta on erinev, nii et siis sellepärast seda nagu vooderiskotina me ei ole kasutanud ja pakendid on reeglina puhtad. Nad ei tohiks määrida konteinerit, et siis ei pea, aga segaprügil loomulikult võib. Kui mahutid on kõik olemas, aga tühjad, kas siis on tühisõit? Jah, kui mahutid on kõik olemas, siis miks nad on tühjad? Et kas võib-olla, et kas ei sordi võib-olla või on see, et ma ei oska sortida, et ma ei tea näiteks, mida kuhu kasti panna või on see veosagedus liiga sage, et ma ei ole jõudnudki näiteks pakendeid konteinerisse tekitada, kui juba veopäev tuleb, eks ju, et või on see, et ei olegi talvel sellel kinnistul tegutsemas ja kõik mahutid seisavadki tühjaks ja häda, nad on veel kättesaadavas kohas, eks ole, et siis autojuht arvab, et mahutid välja toonud ja tegelikult on tühjad. Et kindlasti sellist infot ka jagage, et vastasel korral tuleb sellest üks suur fotojaht ja iseteenindusest te saate vaadata siis neid tühisõidu põhjuseid ja fotod on juures. Nii et jah, kui on mahutid tühjad, ikka andke teada, et siis katsume leida selle juurpõhjuse, et miks need tühjad on, miks nad ei taha täituda. Kui paneme ära veograafiku näiteks korra kuus ja paari kuu jooksul, kui selgub, et see on liiga tihti jooksvalt ja klaaspaber loomulikult. Äraveograafikut on võimalik muuta. Seda minu andmetel saab ka iseteeninduses teha. Kui on tõrkeid, kindlasti andke jälle teada, sest iseteenindus on pigem ütleme selline algoritmidel ja muudel programmeerimise nippidel põhinev leht, et inimene seal taga kogu aeg ei toimeta. Nii et kui miskit on mitte nii, siis andke teada. Et aga iseteeninduses et saate harvemaks muuta just neid ka liigiti kogutud mahutite tühjendamisi. Segaolmeprügiga on küll see, et näiteks te saate iseteenindusest loobuda mõnest veost, juhul kui see ei lähe vastuollu Põltsamaa valla jäätmeeeskirjaga. Ehk siis, kui te olete tiheasustusalal ja teil on lubatud minimaalne tiheasustusalal on 1 kord 4 nädala jooksul, aga teil on vedu iga nädal, siis te saate 2-3 veost loobuda. Sellepärast ei lähe vastuollu selle eeskirja nõudega. Aga kui teil on kord 4 nädala jooksul vedu ja te soovite ühest veost loobuda, siis sel puhul teile kindlasti kuvatakse teada, et see ei ole võimalik. Aga siis tõesti, kui see on see päev, kus te täpselt ei ole reisilt tagasi jõudnud, siis andke meile teada, me tõstame selle veopäeva siis edasi või tagasi, kuidas teile sobib, eks ole. Ja kui on näiteks hajaasustuses, kus on kord 12 nädala jooksul on vedu, aga teil on iga kuu või kas üle nädala,
siis on loobumiseks seal võimalusi hulganisti. Et jäätmeoluseeskiri on see siis, mis põhimõtteliselt ütleb meile, kuidas jäätmevedu teostada, aga ütleb ka siis valla elanikule, mida koguda, kuhu võib-olla anda ja mis on need muud tingimused, mida peab järgima. Nii. Kas iseteeninduses saab määrata ka teise kontaktisiku kui lepingu sõlmija? Saab ikka, et te saate määrata näiteks, et näiteks vanem, ema, isa on lepingu sõlmija, aga et teated tulevad teile, arved tulevad teile, et vana inimesi säästa või siis, et ei olegi postkasti, kuhu paberarved lähevad. See on ka nagu probleem, et kui need arved kuskile kohale ei jõua, siis inimene ei teagi, et on vaja arveid maksta ja hakkab jälle see keerdtrepp alla mäge, et kuni nagu inkassoteavitusteni välja. Aga inkasso selles mõttes ka, et alati me vaatame, mis põhjusel on ta inkassosse jõudnud, et alati võtke ühendust ja loomulikult ka inkassoga võtke ühendust, et juhul kui selline asi juhtub. Aga kui kõik on korras, kontaktandmed korras, arved ja laekuvad, ei ole probleemi. Ja iseteeninduses on selles mõttes hea, kui te olete interneti kasutaja, et seal saab arveid tasuda. Ja kui ütleme muidu teete ülekande, siis see laekumine kajastub ikka järgmisel tööpäeval, siis iseteeninduses on ta nagu sekundite mäng. Et teinekord juhtub niimoodi, et homme on jäätmevedu, täna on arve tasumata ja iseteeninduses on arve tasumisel, saate kohe selle ära teha, jõuab veel sõidulehele tõsta, et teenuse. Vastasel juhul täna maksate, me saame homme alles teate kätte, homme on auto juba läinud ja ei jõuagi sõidulehele teenust lisada. Aga superluks on see, kui tähtaegadest kinni peetakse, ütleme ka meie omalt poolt, mitte ainult, et me ootame, et arved oleks õigeaegselt tasutud, vaid et ka meie peame tähtaegadest kinni, ehk siis kui me oleme teile graafiku väljastanud, et me ikkagi samal päeval jõuame kohale ka. Kui on ekstreemsed ilmaolud või on haiguste pandeemia, haigestumine, siis on teine asi. Ja tõesti siin nüüd mai, juuni, tõenäoliselt see 3 esimest kuud, juuni, juuli, august võib mõnel puhul osutuda nagu keeruliseks või närve söövaks perioodiks, et kas graafikud muutuvad või on see, et me ei leia kasti üles või et kuidas me üldse nagu kohale ei jõua, et siis kindlasti vaatame iga teema eraldi üle, et miks on juhtunud selline asi, mis juhtus. Et konteinerite asukohad on meile olulised, et me leiaksime need kiiresti ülesse ja nii ta on, et töötame end selles piirkonnas sisse, õpime uuesti tundma, sest ma ei julge lubada, et sama autojuht teenindab, kes 3-4 aastat tagasi, aga mine sa tea. Nii et ma ei tea, minu poolt on kõik, nii. Kui toidujäätmed pannakse segaolmesse, kas on tühisõit või trahv, kas vedaja võib avada kahtlased kotid? Kahtlaseid kotte me kindlasti ei ava. Aga kui toidujäätmed pannakse segaolmesse, siis ma ütleks niimoodi, et esimesel päeval me kindlasti ei hakka trahvima, sest ütleme, toidujäätmete selline suurem järelevalve algab 1. septembrist, kui ka omavalitsus saab vastavad tööriistad ja programmid tööle. Et siis hakkab see järelevalve tegevus pigem intensiivsem ja siis võib olla see, et tulevad mittevastavused või tühisõidud ja nii edasi. Aga mis selle liigiti kogumise, eriti teemaks olnud toidujäätmete liigiti kogumise mõte ongi see, et seda ei satuks segaolmeprügisse. Et teinekord eksid selles õunakoored kogemata viskate segaprügisse, eks ju, et veel on harjumata, et siis alguses tõepoolest pigem teavitame ja siis soovitame liigiti sortida, aga jah, sügisest tõenäoliselt, et kui saame nii-öelda abiväge juurde kontrollimisel ja õpetamisel ja harimisel, et siis kindlasti võib juhtuda, et tulevad tühisõidud.
Nii et pigem jah, vältige seda, et segaolmeprügisse satuvad biolagunevad jäätmed, et pigem on nende koht kompostrites, aunades või siis eraldi selleks ette nähtud mahutites. Et ja noh, ma olen kuulnud seda, et ai biojäätmete kast, et oi, see hakkab haisema. Siis tegelikkuses, kuni biojäätmed välja ei sordita, on nad segaolmejäätmetes, siis need kastid haisevad täpselt samamoodi, eriti suviti. Nii et eks ta, noh, see biojäätmetega on see teema, et eritab lõhna või miskit, aga ma tean, et on olemas ka sellised äkki omavalitsused on soetanud KIK-i programmiga mingisuguseid kaste, kus on spetsiaalsed tihendid ja need biofiltrid ja asjad, et neid kindlasti liigub turul ka, et noh, lahendusi on erinevaid. Selles mõttes küll. Ja kuidas hakatakse kontrollima, kas segaprügis on toidujäätmed? Jaa, ega see on visuaalne vaatlus. Me noh, jäätmevedajana kindlasti ei hakka neid kilekotti puruks tegema, sest noh, me ju ei tea, mis seal sees on ja me ei taha vigastada töötajaid ega noh, muul viisil tervist rikkuda, noh, tõesti. Nii et jah, prügikonteineris me neid kotte lahti ei tee. Küll aga on Eestis käibel selline asi nagu prügibingo, mis liigub ajas kindlasti igasse omavalitsusse ja vot see on küll selline asi, kus nii-öelda nagu loosiratta alusel jõuavad siis kontrolli teatud hulk mahuteid ja vot need jäätmed sorditakse, no need täiesti pilbasteks, et vaadatakse, mis on segaolmeprügi hulgas, mis on pakendite hulgas ja nii edasi. Et see on selline nii-öelda statistiline või ka kontrollhoob järelevalve mõttes. Et kui kõik tundub ilus ja korras, siis tegelikult võib-olla isegi mitte. Aga noh, see prügibingo on niimoodi, et ega ta 1. juuni veel kuskil nagu Põltsamaa vallas ei käivitu, et teil on kindlasti aega sortida, harjuda sortimisega, sest noh, eelmine aasta oli küll sellest hästi palju juttu, aga ta tundub ikkagi nagu kosmos, eriti kui hakata noh, päris detaili mõtlema, siis tekibki segadus, et kas ma ikkagi võin seda pakendisse panna või mitte. Siis alati võib meie poole ka pöörduda, kui meie kodulehelt või internetist või tuttavatelt ei saa infot, mis teie küsimusele vastab, siis alati võite meie poole pöörduda, leiame lahenduse ja see kõik läheb hästi. Nii et jah, trahvimine ei ole meie eesmärk. Me soovime puhtad materjalid kokku koguda ja eriti hea, kui need on liigiti kogutud. Nii et selline lugu, et läks küll pikemalt, kui algul arvasin, aga eks ta nii on, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Igal juhul 15 mai on siis meie esindaja kohal, kleebised, pakendikotid, kellel on vajadus, võtame kaasa ja siis jälgige Põltsamaa valla Facebooki ja kodulehe, ma arvan, kohe avalehele pannakse info üles, et kus täpselt siis see kohtumine aset leiab. Nii et jälgige reklaami ja kes vähegi viitsib, tulge kohale. Nii et mina tänan. Teid oli palju ja küsimused olid head. Nii et kohtumiseni ja kirjutage, joonistage meile. Aitäh!